täna saab öelda, et päike ajas mind üles ja ta paistis mulle täpselt silma voodisse. Kell on 7 ja ta on juba nii kõrgel. Maa on valge kohati. Suust tuleb tossu. Ma alles nägin und. Aga üle mitme päeva on meil sinine taevas. Nii tore, nii tore. Hei armas, Raama siin, Katrin ka. Kus me oleme? Raamaportaalis. Tere hommikust, tere päevast, tere õhtust. Kellele, kuidas ja millal see video jõuab. Aga räägime me täna siis sellest tulevast loovast kuust sünnis. Ja miks see on nii tähtis meie kõigi jaoks? Ja siis ka on meil siin vihikus mõned küsimused ja ka vastused neile. Nii et võta või jäta, informatsioon on vaba ja see, mida me oleme juhatatud sulle edastama, seda sa ka saad. Hommik meie jaoks on siis tegelikult salvestuse aeg 25. märts ja see on reede, kuu loob meil alles pühapäeva õhtul 22.31 ehk siis üsna enne südaööd, eks ju, aga me oleme juba selles loova kuu energias. Võib-olla sa ka oled näinud juba, kui pime oli möödunud öö. Eks ju, see annabki meile tunnistust sellest, et kuu on uue loomises. Teda ei ole meie jaoks praegu enam. Nii, tuleme kõigepealt kohale ja siis ma näitan sulle ühte asja, mida ma hoian praegu käes. Võib-olla sa juba aimad, mis see on, aga kõigepealt tuleme kohale. Ma löön 3 kella ja me hingame, kui sa veel ei tea seda, me hingame ennast kohale, eks ju. Meil on vaja hing kohale tuua, mida tähendab hingamine. Me hingame hinge enda sisse. Ja sügavale kõhu põhja hingad. Täidad ennast üleni, otse allika valgusega. Ajad selle endas laiali ja väljutad kõik, mis sind enam ei teeni. Hästi lihtne meelde jätta endale. Ja teine kell. Ja 3. kell. Hoian hinge kinni. Jagan laiali. Ja vabastan. Nii, kes meiega on siin? Salvei muidugi, eks ju, nii nagu sa võib-olla juba tead, meie Hermiti aasta suur toetaja ja puhastaja. Mida teeb kell? Puhastab
lööb klaariks kõik selle energia meie ümber ja sama teeb siis kogu selle eeterväljaga ja ka meie ühendusega seesama salvei siin. Nii, kallasin endale juba alguses jahtuma oma sooja vee. On isegi rüübatav vaikselt. Kividest, kes minule täna tuli, oli püriit igal kujul, nii toorkivina ilus säteldav, eks ju, vaata, kassikuld on mul käes, eks ju, ja lihvitud kujul. Mis see püriit siis endas kannab? Seda elujõudu, seda rõõmu, seda tahtejõudu, seda küllust, seda kaitset meile. Nii et väga huvitav, ta ei ole ennem tulnud meile. Kividest veel rääkides, mul oli kadunud asjade hulgas terve talve läbi, sügisel kadus ära ja nüüd tuli välja. Oli mu armas rubiinikene, võib-olla ma leian ta sulle siit kohe üles, kus sa mul oled, kullakene. Näe, siin. See on nii huvitav kivi, see on 6-nurkne toorrubiin, vaata. 6-nurkne, täiesti loomulikult on ta 6-nurkne ja niimoodi ta minu juurde ka tuli. See on mul osalenud palju näo lihvimises, see kivi. Jällegi üks väga suur puhastaja ja väga suur kaitsja, eks ju. No tahab ta meile siia tulla, kuna ta juba ju hüüdis, eks ju, jutuks ta tuli, kadunud asjade hulgast ta välja tuli ja põhjusega. Nii, salvei hoolega põleb täna, väga hästi läheb käima. Kohe esimese leegiga. Meil on selle üle ainult hea meel, eks ju. Nii, mida ma hoian siin enda käes, enda ees, on Alkeemiku päevaraamat number 2. Meie esimene päevaraamat sai täis ja kui ma nüüd sulle tõesti näitan seda, kuidas ta täis saab, vaata, see on tänaöine unenägu, mille ma siia kirjutasin, eileöine. Iga öö mulle ei jää meelde, isegi kui ma unes kõik mu need viimase aja unenäod on väga teadlikud seal osalemisest ja nendest erinevatest teemadest läbikäimises. Ja see öö, mis nüüd siin näiteks ütleme eilne, kui ma hakkasin teda meenutama ärgates, kui ma olin veel seal, ma teadsin, et ta jääb mulle meelde ja ma jätsin teatud seosed meelde. Ja kui ma hakkasin kirja panema, oli tühi plats. Ja tulid meelde mulle hoopis 2 eelnevat unenägu, mis on nähtud aastate tagant. Üks oli seotud tulnukate tulemisega ja teine oli seotud ühe villaga mere ääres. Nii et ma siia panin ka kõik selle kirja, eks ju, need on kõik omavahel seotud sündmused, kui need asjad meile tulevad üles hoopis siin ja praegu. Ma ei ole ju seda praegu kordusena näinud ega läbi elanud. Jääb ka mõni tühi leht meil siia vahele ja siis on sellised unenäod, eks ju, mis vormuvad muinasjutuks. Ja kui sa, armas, veel ei ole lugenud seda muinasjuttu, ehk siis kuldajastu muinasjutud, see puudutab siis valgusprintsess Raama imelised seiklused planeedil Maa selle revolutsiooni käigus, kus me siis oleme. Praeguseks on seal kuldajastu muinasjuttude all sul saadaval 2. Esimene osa, kui ma olin suunatud seda looma nimetusena kuldajastu muinasjutud, see oli siis eluhetke situatsioon Mägionnis seal Põhja-Hispaania mägedes.
sellel on ka teine osa, mis ei ole veel lihtsalt sinna välja tulnud, ta on küll kirjas mul oma notes'is, nii nagu palju neid asju. Aga vot nüüd selle lucid vivid dreamingu ajal oli mul hommikul ärgates kohe, et vot sellest vormime me nüüd muinasjuttu ja me istusime 5 tundi ja tegime siis seda unenägu, panime kirja ja panime ta üles kodulehele, et sa saaksid seda lugeda, seal on väga palju informatsiooni, seal on märke, seal on, see oli väga elav ja väga lõbus unenägu. Ja samamoodi just nimelt oleme me neid unenägusid kirja pannud ka eelnevalt, nii nagu ma olen sulle juba öelnud ja vot selleks ongi see abiline, see alkeemiku päevaraamat siis, et ta on ju meil seal öökapi peal, ta on meie kõrval kogu aeg ja hommikul ärgates esimene asi me tõesti kirjutame üles selle, mida me nägime, kuidas toimus öö, mitu korda me ärkasime, mis ajal umbes, milline on ilm ärgates, just nimelt ärgates, sest ta ju muutub väga kiiresti. Kui on vaja, me paneme päeva jooksul ka ilma muutusi muideks kirja, kuufaasid kirja, kõik seda, mida me siis sööme, umbes millal me sööme. Ehk see on väga tugev alkeemiku tööriist. Ajas saab ju kõike seda tagasi keerata ja jälgida, mida ja kuidas meiega toimub. Ja nüüd me võtame ette siis selle loova superkuu. Miks on jälle siin sees see superkuu, kui üsna tihti me oleme maininud sulle, et on superkuu, täiskuu, täiskuuga seotud superkuu, siis jah, neid on rohkem kui loovad kuud, kellele saab öelda, et ta on superkuu. Ja mis see tähendab? See super sõna tähendab siis seda, et ta on super lähedal maale. Lihtsalt tema mõjud on nii palju võimendatud meie kõigi jaoks. Ja see superkuu loob meil sõnnis. Ja mida sõnn tähendab meie jaoks? Sõnn on maa. Sõnn on Veenusega seotud. Sõnn on ilu, sõnn on kõik, mis on seotud materiaalsusega. Sõnn on väärtused, meie keha, meie raha, meie struktuurid, meie toit, kõike seda mõjutab see superkuu. Nii, ja ma olen siia praegu teinud, kõigepealt annangi sulle ülevaate jälle sellest astroloogide jutust, eks ju, siin on mul 18 punkti, väga huvitav jällegi, ei ole ju juhuseid, on 18 punkti, mis kokku annavad meil number 9, me oleme number 9 aastas. Me oleme selles hermiti aastas, eraku aastas, mis on suunanud meid kõiki sissepoole. Ka maailma, eks ju, kes seest poolt väljapoole kõike raputab, kes teda toetab, see päike. Ja kui sa vaatad, eile jagasin, näed, see päike hommikul tuli nii ilusa selge taevaga, nüüd juba on pilved akna taga ja lubab, et päikese loojangut näitab ta meile ka, aga päeval on ta varjatud. Nii et see eilne, millele ma tahtsin viidata sinu tähelepanu, kui see video sinuni jõuab ja sa vaatad Elulooja soovitab playlistist. Stefan Burnsi video oli päikese ja maavärinate kohta. Istanbuli lähedal oli maavärin 6,2 palli. Siis täna öösel oli Kamtšatkal, mis jääb siis Venemaa haldusal alla, oli vulkaaniline purse ja
ma vaatan jah aknast välja, vaatan neid pilvi, mis sealt tulevad põhja poolt, praegu suured pilved tulevad. Siis see Stefan Burnsi videos näha olnud päike, see päike oli nagu üks suur naeratus sellise suure lahtise suuga, ehk see koronaalauk on, mis ennem oli pikkupidi ja nagu altpoolt laiema kujuga eelmise ringi ajal, siis selle ringi ajal, kus ta nüüd meie suunas on see nagu üks suur hambutu naeratus. Seal on keskel nina ja silmad ja ma kirjutasin Stefanile, tema ei maininud, keegi ei olnud kommentaarides seda näinud ja ma kirjutasin, vaadake, ta ju naerab, ta naerab laia suure suuga. Laughing out loud. Ja see, mida me siis sealt saame, eks me siis näeme ja tunneme läbi oma kehamasinate, eks ju. Ja kõike seda mängu siis mängivad koos praegu need planeedid, need koostööpartnerid meie kohal ja päike ja kuu koostöös maaga ja kõige rohkem siis antud hetkel need, kes tulid välja retrokraadist, Venus ja Marss. Ja siin on need märgimuutused siis Uraani, Saturni, vaata eelmist saadet, kus ma sellest rääkisin täpsemalt. Aga need 18 punkti, ma loen sulle need ette. Tähtsaimad muutused siis, mis meid praegu läbivad ja mida sellel superkuul on siis ülesanne ka võimendada koos teiste partneritega. Esiteks, nagu ma ütlesin, jõuab kuu loomine kätte pühapäeva õhtul. Ööpäev enne seda ehk homne päev, laupäev, on väga soovituslik olla meil igalühel just nimelt iseendaga. Vaadata endasse, kus ma olen ja kuhu ma lähen. Mida ma tegelikult loon, millest ma olen siiani suutnud loobuda, mis vajab veel puhastumist. See jätkub ja jätkub ja jätkub, eks ju. Praegu ei ole illumination, ei ole täiskuu, ei ole sulle näitamise koht, vaid on tunnetamise, sisemise arusaamise koht. See pimeduses ja vaikuses olemise hetk, kust sa teed uute alguste otsused. Galaktilises mõistes me oleme vana lõpetamises, uue alustamises. Ja nii oleme me iga kuu loomisega. Esiteks näitab siis praegu see Veenus meile kõikide suhete osas. Suhete sõna jällegi eelmises saates ma juhtisin sellele tähelepanu, ei tähenda ainult partnerlussuhet mehe ja naise vahel, vaid tähendab suhet nii iseendaga, nii suhet sinu elukaaslasega kui sinu pereringiga, sinu töökaaslastega, sinu sõpradega ja nii edasi. Kus ja kellele sa annad ära oma jõu, oma eluenergia, kus ja kellelt sa saad ja leiad toetust. Ehk siis see harmoonia loomine nii endas kui enda ümbritsevates suhetes. Vot see on see fookus, kuhu see kuu meid nüüd Veenusega koos sügavalt suunab. Mina versus meie kõik. Kui mina on harmoonias, siis jõuame meie kõik harmooniasse. Kui mina on egovalitsus ehk sinu tegevjuht ütleb mina, siis on harmooniast asi väga kaugel. Kui need suhted, need sidemed on nõrgad, siis nad lahustatakse ja nad lagunevad. Kui need suhted, need sidemed on tugevad,
siis nad võimenduvad ja saavad tervemaks ja tugevamaks. Ja siin aitab kõike kaasa Saturn. Teine punkt. Raha. Kõik väärtused. Mis sa plõksid siin? Ja meil on tibud toas, tibud nokivad. Ja Miilo ei saa aru vahepeal, mis erinevad hääled siin käivad ümberringi. Nad siblivad, nad õpivad. Nad on ikka päris tibud mul veel. Siutsuvad nagu tibud ikka alles. Ei ole mingit veel kaagutamist kuulda. Räägime edasi. Väärtused, limiidid. Kõige selle muutumine on määratud praegu toimuma. Ja seda oleme me sulle rääkinud vähemalt viimased 2 aastat, et see aeg tuleb ja meil on mõistlik olla valmis väga erinevateks ja järskudeks muutusteks. Seda kirjeldab muideks ka see viimane muinasjutt, millest ma alguses sulle rääkisin. Kes seda protsessi meil siis praegu juhivad? Need, kes tulid retrogradist välja, Venus ja Merkuur ja Uran ja Saturn, kes aitavad muutusi sisse viia, on ju. Kolmandaks, Marss ja Pluto, nende vastasseis. See on 3. vastasseis, mul tuleb veel üks punkt selle kohta. Aga praegu ma ütlen selle osa ära, et nad mõlemad sakutavad praegu neid energiaid nii tuliseks ja õhutavad agressiivsust nii meis kui meie ümber. See on lausa plahvatuslik emotsionaalne energia meie ümber. Meie ülesanne on teadvustada seda seisu ja hoida ennast rahus ja tasakaalus. 4. punkt. See kõik toimub sõnnis, nii nagu me alguses sulle ütlesime, eks ju. Ja sõnn omakorda on seotud rahaga, väärtustega. Ja ütleb seda, et võimalikud on täiesti uued lahendused. Kes räägib krüptost, kes räägib millest iganes. Me ei tea, mida me ei tea. Me teame, et muutused on meie poole teel ja meil on mõistlik, kordame, on mõistlik olla rahulolev, õnnelik vastuvõtja sellele, mis on tulemas. Sest kui meie soovid on heasoovlikud, harmoonilised, ühistööks ja ühistööd soosivad, siis saavad tulla meie jaoks parimad lahendused. 5. tuuakse välja jällegi sõnn, kes on ju maa, mis on seotud põllumajandusega. Ja see põllumajandus, mida toetavad veel omakorda Sirius ja Jupiter. Ta on viimasel ajal iga portaali ajal nii ülitundlik. Ta kuuleb, ma ei tea, mis hääli. Mina neid ei kuule hetkel. Sai valmis. Ehk siis Sirius ja Jupiter, kes mõjutavad ka põllumajandust ja selle saaki ja põllumajanduslikku korraldust, milles on ka oodata suuri muutusi. Samal ajal punkt number 6, kus on koostöö Veenuse, Põhjatähe, Saturni, Merkuuri ja nii edasi, nende vaheline seis omakorda sõnnis tõstab inimkonna tingimusteta armastuse taset. Ehk soodustab seda esimest punkti.
seda kõikide võimalike suhete harmooniasse viimist ja tasakaalu hoidmist meis endas. Sest kui tõuseb tingimusteta armastuse tase meie kehamasinates ehk meie sagedus tõuseb selles sageduses, siis suureneb ka meie armastus iseenda suhtes ehk kõik meie muutumised on meie endi poolt rohkem aktsepteeritud, tolereeritud, toetatud ja see muutuste sisseviimine nii oma toitumises, oma tegevuses, oma emotsioonide valitsemises, oma mõtete juhtimises, see kõik on viidud kergemasse seisu. 7. punkt. Kuna kõik need energiat võimenduvad, siis võimendub ka vabaduse soov inimkonnal. Ja meie ülesanne võimendajad on Marss, Päike ja Kuu, kellest ka alguses juba ütlesin, eks ju, et nende koostöö on praegu väga suur ja Pluto. Meil on ülesanne teadlikult hoida rahu endas. Mitte alluda manipulatsioonidele, mitte minna kaasa igasuguste stsenaariumitega, mis ei ole minu kõrgemaks hüvanguks, seega ei ole see minu kallite kõrgemaks hüvanguks ega kogu inimkonna kõrgemaks hüvanguks. Lihtne. Tunnista ja tunnusta nii iseenda kui iga teise heasoovliku olendi võimekust hoida rahu ja fookust sellel, kuidas, läbi mille, see tuleb meil läbi küsimuste välja. Number 8. See supermoon, mis on kõige lähemal maale, mõjutab järjekordselt tugevamalt neid maaema kihte, neid tektoonilisi plaate, mis on muutumises, eks ju, on oodata väga tugevaid liikumisi. Ma ei lähe ette, sest ma tean, siin järgmistest punktidest tuleb seda rohkem välja. Punkt number 9. Marsi ja Pluto 3. vastasseis. Esimene vastasseis toimus meil novembris. See oli USA presidendivalimiste aeg. See oli aeg, kui lendasid kuulid. Teine vastasseis oli jaanuaris, kus olid jällegi väga tugevad rahutused. Ja nüüd on siis 3. vastasseis. Tugevad võimumängud, eks ju. Tugev vajadus iseseisvuse järele. Iseseisvuse järele nii meis igaühes individuaaltasandil. See on see vajadus üksi olemise järgi. See on punkt number 9. Juhuseid ei ole olemas, eks ju. 9 me alustasime. 9 ütleb meile erak. Ma toon ta kohe siia lauale sulle. See vajadus iseseisvuse ja omaette olemise, selle rahu ja harmoonia hoidmise ja saavutamise osas. Soovitus universumi poolt on lausa selline, et me joonduksime rahus jumalikku voogu. Teine sõna sellele on alistumine. Alistumine siia ja praegu.
mitte mõelda mineviku peale, mitte minna ette, vaid olla siin ja praegu ja luua seda rõõmu, seda kergust siin ja praegu. Sest kui sa lood siin ja praegu kannatust ja raskust, see võimendub. Siin on nüüd see harmooniline iseseisvus versus võimumängud, mida sa toidad, eks ju. Miks on see punkt number 9 all? Punkt number 10. Aitab igas olukorras maandus. Sõnn on maamärk. Maandus töötab sinu heaks. Absoluutselt iga küsimuse korral. Kui sul ei ole vastust, sa ei leia rahu enda sees, palun mine pane oma käed ja jalad vastu maad. Sõnn aitab sul maaga leida selle vaikuse sinu sees, selle rahu ja ka selguse, et teha õigeid valikuid ja otsuseid. Muutused saavad alguse läbi otsuste. Seni, kuni ei ole otsust tehtud sinu sees, ei alga mitte ükski muutus. 11. See meistritase, see punkt number 11 ütleb meile seda, et planeetide seis soodustab, nagu sa juba eelnevast 10 punktist võid aimata ja aru saada, soodustab väga tugevalt tuld ja vett. Need 2 energiat kokku panduna annab meile palju auru. Pinged, nii sisemised kui välimised, on plahvatusohtlikud. Ja samamoodi on siis need plahvatusohtlikud ilmamuutused. Number 12, jumalik ajastus. Tõde tahab õiglaselt välja tulla. Vot siin mängivad nüüd lõvi, veevalaja ja Veruna. Veruna on väike planeet, kes on õigluse kandja, just nimelt see justice. Lõvi juhib tõde, samamoodi veevalaja on väga suure tõe toetaja ja Veruna ka koostöös õiglaselt väljuv tõde. Siin tuleb seda veel. Nii. Punkt 13, mis annab meile märku sellest vundamendist, mida me siis loome uue loomiseks. See ütleb meile praegu seda, et samuti on oodata selle superkuu poolt rohkem välja tulevaid uusi eluvorme. Nii jää alt, nii selle igijää alt, mis seal sulab põhjapoolus, eks ju, kui ka ookeanide süvaveest. Seda teemat me oleme ka vaikselt juba ennem puudutanud, et uued eluvormid, mida meile veel ei ole avaldatud ega nähtud, need saavad nähtavaks ja tulevad välja. Ja juba on see alanud. Samamoodi läbi nende maailma plaatide muutumise, liikumise tõusevad pinnale need kadunud mandrid, kadunud linnad, maad ja nii edasi. Lemuria taassünd, eks ju. Seda toetavad konkreetselt praegu kalades olev Saturn, need struktuurid ja vesi. Neptun, kes valitseb vett, Saturn, kes on kalades, mis on veemärk ja see koostöö on see, mis toob meile läbi vee välja uut maad ja uut elu, eluvorme ja.
punkt 14, see kõik toetab meie endi laenatud kostüümi, selle biomasina uuenemist. Mis on ju täiesti loogiline, kui me tugineme kõigele eelnevale, mis sai ette loetud, eks ju. Ja loomulikult siis jällegi see vesi on meie üks põhiline abiline ja muutumiste toetaja. Punkt 14, kokku oli 5 muutuste toetamine, järgmine on 15 ja see on seotud nüüd selle suure astroloogilise mängu, mille nimi on Big Grand Cross ehk suur võimas rist, ristiseis planeetide vahel ja selle mõjud siis meile. Selle seisu mõju on väga suuresti seotud kullaga. Kullareservidega, jällegi rahaga, sest siin on suures osas nii sõnn kui lõvi, kes on seotud ka kullaga. Küsimuse all on, nii nagu juba oli meil jutt sellest, et see iseseisvus ja võimumängud. Me oleme läbi elanud väga pikalt tsentraliseeritust, linnade tekke, kõik on koondunud ühte ja nüüd meil seisab ees see detsentraliseerumine, eks ju, see hajaasustusse minek, kus kogukonnad kogunevad vastavalt energiasagedustele, need hingeperede kogunemised toimuvad kogu aeg, isegi kui sinuni ei ole see veel jõudnud, ometigi oled sa siin teisel pool ekraani, siis sa võid aimata, et nende mitmesaja olendi hulgas, kes selle videoni on juhatatud, on ühine energeetiline side. Need hingepered kogunevad. Toimub detsentraliseerumine ja seda siis igas mõistes, kaasa arvatud majanduslikkus. Kui raha on olnud siiamaani üks, ka see võib muutuda ja üleöö. Oleme avatud väga erinevatele võimalustele meie ümber. Laseme lahti sellest, ka rahvused on tsentraliseerumine, see on siltide panemine, piiride loomine. Detsentraliseerumine tähendab ka piiride vabanemist, tähendab tunnistamist ja tunnustamist, et me kõik oleme seotud. Me kõik oleme üks siin planeedil praegu selles muutuses. See puudutab meid kõiki. Ja mis on veel põnevam, see ei puuduta ainult meid siin maa peal, vaid meie kui tähesaadikud, kes me siin oleme siis. Oleme seotud oma peredega, täheperedega. See puudutab ka neid. Sinu sageduse tõusmine või selle langemine puudutab ka neid tsivilisatsioone, kust me oleme siia tulnud, kelle segu me oleme. Neid kõiki puudutab see. Miks meie projekt siin maal praegu, see evolutsioonirevolutsioon on kosmiliselt nii tähtis projekt? Just nimelt sellepärast, et iga meie sageduse tõus tõstab ka meie kosmiliste perede sagedusi ja kui inimkond otsustab kukkuda tagasi, mida ma ei usu, siis see on ohumärk väga paljude tsivilisatsioonide jaoks, kes on energeetiliselt meiega seotud, kes on andnud oma panuse meie DNA-sse. Ja me võime siin rääkida kõikidest nendest halbadest tegudest, mida on teinud meie praegune allutaja, aga eelkõige me saame minna tänulikkusesse läbi kõikide nende teemade.
läbi nende sadade tuhandete aastate, läbi nende kõikide katsete, mille tulemus me oleme. Me saame olla tänulikud sellele, sest ilma kõige selleta ei saa me teha praegu siin teadlikku valikut ja otsust saada vabaks koos selle planeediga. Ja selle jaoks on meie tähepered meie ümber siin ja praegu toetavad, aitavad, lahendavad. Usu või ära usu. Mõtle korraks, juhi oma mõtteid, vaata, mida see tegevjuht tahab sulle praegu kaagutada. Kelle huvides tema töötab, antud hetkel allutaja huvides, kes tahab saada sinu tähelepanu sinna, mis toidab tema madalate energiate kättesaamist versus see kosmiline seis aitab sul tõsta oma sagedusi, minna kaasa kerguses, raskuste lahustamisega, nendest loobumisega ja võtta vastu seda, mis viib meie arengu nii palju kiiremini. Me räägime kvanthüpetest, eks ju, kvantajastust. See on sadades, tuhandetes kordades kiirendatud areng. Kõigest vanast tuleb loobuda. Jällegi selle juurde me jõuame. Punkt number 16 on seotud punktiga number 13, kus tõde tahab õiglaselt välja tulla. Ja on oodata palju saladuste välja tulemisi, nii finantsmaailmast, nii entertainment kuulsuste maailmast, lastega seotud teemasid ja muidugi kõik need teemad, mis juba on välja tulnud, mida on hoitud meie eest peidus, mis on seotud nii tulnukatega ehk siis nende samade täheperede ja nende olemasoluga siinsamas meie kõrval, kui meie kohal, kui meie all. Ehk siis palju saladusi on välja tulemas. Veel ja veel. Punkt 17. Koos sellega seesama praegune allutaja, kelle ees me oleme ka tänulikkuses, nagu me just sulle rääkisime, püüab teha kõike seda, et tugevdada kontrolli. Et tugevdada kontrolli läbi tehnoloogia arengu. Miks Rama on väga palju hoiatanud sind ka uue tehnoloogiaga ühenduses olemise osas, sest et seal on hästi palju allutusmängu sees. Kui armas sina usaldad kellegi teise teadmisi, mis ei tule sinu seest, sest see erak on omaette, on üksinduses ja tema seest saavad avalduda need iidsed teadmised, need mälud, mida energia soosib väljenduma sinu seest. Kui sa seda ei tee ja sa pöördud pigem tehnoloogia poole abi palumiseks, küsimuste küsimiseks, sealt ei tule mitte midagi uut. Sealt ei tule seda iidset mälu, mis on sinu sees. Sa ei tea, mida sa ei tea hetkel. Sa ei tea, mis tahab sinu seest välja tulla.
kontrolli tugevdamine läbi tehnoloogia, see tähendab siis erinevaid igasuguseid võimalikke pakkumisi meile, sidumaks erinevaid lahendusi selle kehamasinaga, kus meie ette antakse valikud ja meil endil tuleb teha otsuseid, kes laseb ennast kiibistada, kes ei lase ennast kiibistada. Kõiki neid asju meie peal on alustatud juba, eks ju, läbi viimase mitme aasta, ütleme läbi viimase 5-6 aasta on ju see juba vaikselt hakatud testima inimkonna peal, kes millega kui palju kaasa läheb. Järjest rohkem inimesed saavad aru ja saavad taha vaadates aru, kuidas nendega on manipuleeritud, ehk siis see teadlikkus võiks olla tunduvalt kõrgem ja heasoovlik hingolend endaga manipuleerida ei lase. Ja kui ta seda ei tee, siis tegelikult on see vastane tema ees jõuetu. 18. See viimane punkt siis meie noore superkuu, loova superkuu punktidest on punkt, mida me oleme sulle juba ka kirjeldanud möödunud saates, mis puudutas õhu elektrifitseerumist järjest rohkem ja järjest kiiremini, mis toob kaasa järjest tugevamaid ülestõusu sümptomeid. Meil on 2 artiklit elulooja.ee-s ülestõusu sümptomite kirjeldamise kohta ja miks toimub see tugevam elektrifitseerimine nii maa kui õhu ja ka meie, siis see on just see, mida me rääkisime viimase 15 aasta, 20 aasta tehnika arenguga seoses. See on see internet, mis meile täna annab ühenduse ja mida Raama on öeldud. Ta tuli ja ta läheb. Me oleme nüüd kvantmaailma sisse astunud, me oleme valmis selleks, et see lahendus ka meil kaob ja meile antakse kätte kvantmaailmale vastavad lahendused, mis ei kahjusta ei meid ega meie ümbrust. Vaba energia on sellel planeedil olemas, ka need saladused on juba välja tulnud. See, mis toimub tegelikult püramiididega, mis nad tegelikult on ja kõik muud lahendused. Ole avatud, ole vastuvõtja. Sea kahtluse alla iga väide, sest teisiti ei saa tõde sinu seest välja tulla. Sea kahtluse alla ka kõik see, mida meie sulle edastame. Kui see sinuga resoneerub, su keha ütleb seda, ta tunneb seda. Ta tunneb seda kas südames või ülemsüdames või jooksevad üle sinu keha külmavärinad. Hing kinnitab sulle, nii on, nii on, nii on. Nii on. Nii armas ja siin me võtame nüüd toetamaks meid kõiki siis selles seisus, kus me siin ja praegu oleme, need küsimused, millele siis meil on ka vastused. Ja aitäh ikka kõikidele küsimustele ja ära karda neid edastada. Mis asi oli hirm? Hirm on valede tõe pähe esitamine. See on inglise keelest fear. False evidence appearing real. Mis asi on meditatsioon? Oleme veel sulle sellest rääkinud, oleme maininud, aga kuna see sõna ise on niivõrd klišeelik, eks ju, see on
söögi alla, söögi peale läbi erinevate väljaannete kasutatud sõna. Seda kasutatakse nii sinu allutamiseks, kui sinu juhatamiseks, kui sinu suunamiseks, kui vormimiseks, mida iganes. Mis asi ta siis tegelikult on? Et teadvustada, kui Raama räägib meditatsioonist, võrdub see olemine. See on seesama olemine. Kui sa lubad endal olla, me oleme olemise aastas. Me õpime olema omaette vaikuses. See ei ole kerge. Sa oled harjunud väga palju võimendatud müraga. Väga suureks puhutud illusiooni mängude, väljamõeldistega, hirmutamisega läbi nende. Ja kui sa jõuad vaikusesse, on seda alguses väga raske taluda. Just nimelt raske. Omakorda on see raskus teadvustatult väga hea tööriist, sest ta viib sind kergusesse. Kui see raskus surub sind vastu maad, toeta ennast. Toeta ennast vastu puud. Armas, energiamaailm on lihtne. Ma kordan, energiamaailm on lihtne. See, kes teeb keeruliseks kõik sinu sees, sinu peas, on see tegevjuht, kes pommitab sind absoluutselt iga nurga pealt, iga küsimusega. Ta ketrab sama. Tal ei ole uusi lahendusi, sest tema programm on aegunud ja vana. Lahendused tulevad meie seest vaikuses. Ehk siis see maandus, see olemine on meditatsioon. Kas sa vaatad tuld, kui sa oled oma majakarbi sahtlis, korteris? Sa pane silmad kinni, vaata kõrvalt seda karpi, kus sa elad. Mitu sahtlit sellel karbil on? Millises sahtlis sina istud? Kas sul on seal sahtlis mõni elustule looja? Küünal. Nii, küünal. Mul on siin ees küünal, eks ju. Mida sa saad teha oma majakarbikese sahtlis? Elus energia, tuli, ilma lõkke tegemiseta on küünlal. Pane omal see küünal põlema. Meil põleb küünal ka siin metsaserval absoluutselt kogu aeg. Hommikust õhtuni, öösel vahepeal kustub ära. Aga see on see tuleenergia. See on tulemeditatsioon. See on puhastus, mis tahab sinu sees käivituda. Luba sellel toimuda. Kui sul on salvei, toeta ennast sellega. Lähed vanni, kui sul on vann. Kui sul on seal majakarbi sahtlikeses. Ma olen nii paljudes erinevates sahtlites elanud. Ma tean, millest ma räägin, usu. Alates 10 ruutmeetristest kuni 120 ruutmeetriste sahtliteni. Ehk siis see skaala on väga suur, eks ju. Olen elanud majakarpides.
erinevates ja ka seotud majakarpides ehk ridaelamutes. Kõikvõimalikud kinnisvaralahendused oleme me läbi käinud. Pesa number 44 ei saa olla ilma kõikide nende lahenduste kogemiseta. Sinna on ka lisandunud siis need mägijonnid, eks ju. Mis tähendas ju puhtalt kivijonni. Kui need karbisahtlid on väga erinevate kihtidega olnud, need karbid, siis võrdluseks on ka olnud see ainult maakivi. Ei saagi öelda, karp on onn. Nii, ehk siis meil on vaja olla ja see ainuüksi on meditatsioon. Kui sa võtad oma pliiatsi, sa võtad selle lille ja sa jääd teda vaatama ja imetlema. Sa vaatad detailideni seda ühte pastakat. Sul on mõni linnusulg kodus või annab mõni su esivanem märku ja su ette langeb sulekene, sest need on kõik mu enda korjatud suled. Siin on nii kalkunit kui ma ei tea keda. Need on jah, need suured on kalkunisuled kusjuures. Aga see peaks olema kuskilt mõne märikotka sulg. Väikene sulekene. Ja sa süvened nende vaatamisse, uurimisse. See kõik on meditatsioon. Sa võtad mingisuguse pildi ja sa lähed selle pildi sisse. See on meditatsioon. Sellel hetkel, kui sa imetled lillekest, sa vaatad tema tolmukate ehitust, sa vaatad, kui erinevad on 2 lilleõit. Ei mahu sinu pähe mitte ühtegi muud mõtet. Sa vabastad ennast kõigest üleliigsest siin ja praegu. Saavad avalduda sinu seest sosinad, karjed, sõnumid. Ehk sa lood ühenduse iseenda ja kõrgema teadvusega. Kui sa lähed praegu metsa vaikusesse, siis see vaikus karjub seal, kevad on. Kuula, kui palju erinevaid hääli sa oled võimeline eraldama. Sa ei pea neid tundma, aga sul on need haarmed, need näpud, millega sa saad lugeda. See hääl, see hääl, see hääl, see hääl. Vaata, kui palju sa kokku eraldad. Kui sa paned seal majakarbi sahtlis endale mängima mingisuguse mõnusa taustaheli, proovi samamoodi tajuda, lugeda, mitut heli sa kuuled. Nii, kõige selle juurde, kuna see puudutab õppimist, me õpime olema üksinduses, olema vaikuses, siis vot see on see, mida me õpime, nii nagu käima õpime. Kõik ülejäänud õppimised, see, mida suur Lenin ütles õppida, me kordame sulle. See on allutusprogramm. Kui sa täna lähed veel ja õpid kellegi 3. isiku käest mingisuguseid teadmisi, ükskõik mida sulle tahetakse pakkuda, et saada väärtusi sinu käest,
et saada sinu eluenergiat selleks ajaks sinna ruumi, sellesse kohta, et panna sulle pähe kellegi teise teadmised. See aeg on läbi. Kui sa teed seda ja käid õppida loosungi järgi ja õpid edasi, sa toidad kellegi teise energia välja oma eluenergiaga. Selle asemel saad sa võtta selle aja ja olla täiesti iseendas ja näha siis, millised lahendused sinu ellu tahavad tulla. Sest nad ei saa tulla sel ajal, kui sa õpid. Vot selline asi on see meditatsioon. Nii, järgmine küsimus. Mis on maandus? Maandust me puudutasime. See noor loov kuu puudutab maandust väga tugevalt. Mis asi see on? See oli see otseühendus, eks ju. Käed laua peale juba hakkab maandus pihta. Jalad, tallad maha, võtad ära oma sokid. Kui sa oled seal sahtlikarbi 10. korrusel, siis on see ainult sinu ettekujutusvõimega teostatav, sest sul puudub ühendus. Reaalne. Magnetvälja ühendus maaga ja sinu magnetvälja ühendus. Eks ju, need kaks peavad kokku saama, et toimuks maandus. Selleks on see puu, selleks on käed, jalad või üleni minna kas vette, veekogusse sisse või vastu maad. Lamada, seista, panna käed maha, panna tallad maha ja nii edasi. Teine maanduse vorm, ka maanduse, mitte teine, vaid ka maanduse vorm on see toit, mis tuleb maalt. Maaema toit. Mitte kokku keeratud keemilised ühendid. Mitte ette valmistatud ja säilitusainetega rikastatud, vitamiinidega rikastatud. Sa ei tea, mida sul on tegelikult vaja. Ära lase oma kehamasinasse rohkem prügi sisse, palun. Meil on vaja sellest vabaneda läbi maanduse ja see maandus läbi toidu on see, millega sa saad ennast aidata, süües võimalikult puhtaid, võimalikult ühenimelisi toiduaineid. Võimalikult kerget toitu, millega end vajadusel maandada. Hoolitse selle eest, et sul kodus on puuvilju, juurvilju. Kui sul tekib vajadus süüa, on sul käeulatuses maailma poolt loodud, mitte sünteetiliselt masstoodanguna kasvatatud. Maailma poolt loodud vilju, millega ennast maandada. Et sul on vett. Meil on ka meie esimesed kombutšad olemas, mis toimivad suurepäraselt. Ehk siis teeseenekene on meil, kes toodab imelist, head jooki, häid baktereid sellele süsteemile. Esimene küsimus inimestel, kes on teadlikud, et sinna sisse läheb suhkur, mis saab sellest suhkrust, aga teeseeneke ju töötleb selle ümber. Tema sööb selle suhkru ära,
et anda sulle need head bakterid. Need probiootikumid. Nii, puuviljad, pähklid, rosinad, kõiksugu asjad ja soovitavalt, eks ju, need mandlid ja pähklid, kui sa saad nad loputada kuuma veega ära, neid leotada kas või tunnikese. Hea on, kui sa üleöö need leotad ära, järgmine päev saad süüa. Tunneta ise, sest me oleme neid söönud nüüd täiesti kohe päriselt viimased 4-5 aastat on nad meil kogu aeg käeulatuses olnud. Eelnevalt olid nad väga hajutatud, sest siis ma olin ka veel selle süsteemi mustri sees, eks ju. Võimalikult jällegi tolle hetke teadmiste järgi head toitu süües, sest et sellist valmis toiduaega oli meil ka ja see puudutas juba Selveri kulinaariakööki ja nii edasi. Aga ütleme, et see pähklite teema on olnud ikkagi, jah, ma ostan teda suurte pakkidena, ma olen sulle Kroonikas näidanud pilti ja segan segud ise kokku ja panen purkidesse ja täpselt sealt söön nii palju, kui mul vaja on olnud. Enamus sellest ajast olen ma neid söönud ilma leotamata, meie kehamasinale sobib. Väga palju räägitakse, et seal võib väga palju hallitust saada enda sisse. Ei oska kaasa rääkida, hallitusjuustu me sööme ka, eks ju. Ma arvan, et väga paljud nähes selle hallitusjuustu müüginumbreid, siis see hallituse või toidu halvaks minemise osaga üldse. Ma olen väga suur toidupäästja selles mõttes, et ma pigem ei toeta kogu selle süsteemi müüki. Ma ei vaata neid aegumistähtaegu, ei ole kunagi vaadanud ja ei saa praegu tänaseks aru, kuidas mu lapsed on jõudnud selleni, et nad jälgivad neid numbreid, vaid ma olen neile nende kasvamise ajal ka näidanud ja rääkinud sellest, kuidas ainult meie maitsmismeel ja meie hetkeseis ütleb seda, mis meile sobib või ei sobi. Ja kui on vaja, saab iga liha ka ära päästetud. Täna ma sellega väga ei tegele, kuna ma liha söön nii harva, ainult siis, kui keha küsib. Tõesti, olen ma sulle väljendanud seda erinevates saadetes ka, et mingi hetk ta meid suunab liha ostma ja siis me selle sööme ära. Eelnevas elus olen ma olnud väga suur lihasööja lapsest saadik ja ei saa öelda, et midagi valesti oli. Absoluutselt mitte. Sellepärast, et tegemist oli ikkagi treeningutega, lihase kasvuga. Tantsutreening on väga tugev proteiininõudja, eks ju. Täna ma söön rohkem muna, aga ka aeg-ajalt ikkagi jah, ma olen suunatud liha ostma. Täna ei ole me veel üldse midagi söönud, mul ei ole õrna aimugi, mis kell on, nii et selles ei ole ka vahet. Selle järgmise punkti küsimus, mida tähendab konspiratsioon? Miks sellest nii palju räägitakse? Mis asi see on? Mis asi on konspiratsioon? Võta see sõna. Conspiracy. Conspiracy. Con tähendab koos, ühine. Spiracy, spirit on hing, hingamine. Konspiratsioon tähendab ühishingamist. Miks on seotud konspiratsiooniga seotud teemad? Tavaliselt need, mis on vaiba all, mis on peidus, millest ei tohi rääkida, sest see ei ole päris. Just nimelt sellepärast ongi, sest allutaja on võtnud selle sõna, sest kui me saame aru, et see, mis on konspiratsiooni alla peidetud, sinna vaiba alla pandud,
me ei tohi minna piiluma sinna vaiba alla, eks ju, see on seal pimedas. Sellel on suured silmad, see on seotud hirmuga, see on allutamisega seotud sõna. Kui sa avastad tõe, mida rohkem inimesi avastab tõe, mida praegune loovluuna meile väga palju siis hakkab ette näitama. Toimub ühishingamine. Tõde annab julguse ja jõu. Ja seda allutaja on kogu aeg kartnud. Kui inimkond jõuab sinna punkti, et ta saab aru, et konspiratsioon on tegelikult tõde, on inimkond võitnud vabaduse. Ja nii lihtne see ongi jälle. Miks need teooriad, mis tegelikult on tõde, on sildistatud nii, et nad on konspiratsioon ja sellele on allutatud, kallutatud tähendus. Just nimelt selleks, et hoida ära tõe tunnetamist ja koos edasi hingamist, sest mida rohkem olendeid tõeni ja oma mäludeni, Raama on kirjutanud ilusti siia, mäludeni, kui meie üksinda olemises, meie enda mälud hakkavad toetama seda varjatud tõde, jõuavad, seda vähem on allutajatel võimu. Sest mis hirmuvalitsus on siiamaani tahtnud meile öelda, et ei ole tõde, muutub jõuetuks. Nii. Kõigile sai selgeks, mida tähendab konspiratsioon. Mul on hea meel selle üle. Meil on ka siia saate lõppu filmisoovitus. See viimane küsimus, kuhu me siis tund ja 12 minutit näitab meie saate pikkus jälle. Aga nii see on. Ehk viimane küsimus, mis puudutab seda, kuidas me kõik oleme üks. Kui me kõik oleme ju eraldi, kuidas me oleme kõik üks? Ja sellest armas ärkav hingolend on alguses võib-olla tõesti keeruline aru saada. Aga ma toon sulle siia sellise visuaali näite jälle. Ma loodan, et see aitab sul kergemini mõista, kuidas me oleme üks. Ma toon kõigepealt selle visuaali ja siis selgitan. Kujuta ette ühte ilusat 8 jalga. 8 jalg, eks ju. Kellel on, siin nüüd ei ole neid 8, aga tal on neid jalgu väga palju, on ju. 8. Meil praegu pildis on 10. Siis 8 jala, igal jalal on tegelikult oma tunded, omad iminapad. Igal iminapal on oma ülesanne kirjeldada informatsiooni, mida ta tunneb ja kogeb sellele 8 jala peale. Ta on võimeline liikuma absoluutselt iga jalaga iseseisvalt ja samal ajal koos. Omades kõigi nende informatsiooni siin kuplis. See 8 jala pea on nüüd see vaim, see suur ülemhingolend, eks ju. Siis selleks, et see üks hingolend saaks kogeda maksimaalselt kogemusi ehk arendada kogu kõiksuse arengut,
on ta jagatud just nimelt fraktsioonideks. Me räägime, eks ju, hingefraktsioonidest, ka sinu oma enda erinevatest fraktsioonidest siin ja praegu, siis see üks hingolend jaguneb 12 eraldi kiirekeseks. Me korral sulle seda selgitasime juba 22. aasta sügisel ja üks kosmosekapsli video on sellest, ma tean. Ehk siis need osakesed, milleks see hing jaguneb, need 12 osakest, need 12 fragmenti tavaliselt jagunevad 6 jumaliku naisprintsiibi esindajat ja 6 jumaliku meesprintsiibi esindajat. Ja nad on laiali sellel maapallil, ütleme. Toome näite siia maapallile praegu, sest et nad võivad olla ka eraldi erinevates kosmose osakestes, eks ju. See ei pruugi piirduda ainult selle planeediga. Nendest 12 võid sa olla ka praegu kusagil teises tsivilisatsioonis. Aga tuleme praegu siia, et sellel maapallil näiteks on veel 11 osakest, mis on seotud sinuga. Oi, meie kõhtleb nurru, küsib süüa. Siis, kuidas ma seekord olen siia kirjutanud? Et iga osake edastab oma kogemised vastavalt oma aistingutele, nii nagu selle 8 jalakesel iga iminapakene edastab oma aistingud. Samamoodi iga meie osakene, see fragment, see üks kehamasin kogeb kogemusi ja edastab oma hingele. Toimub kogu hinge, kogu selle, kuidas meie käekesed olid, nii kogu selle suure hingolendi avardumine läbi kõikide kogemuste kogemise. Nii, praegu siin maal on inimhingolenditest, nüüd räägime, circa 6 miljardit inimhingolendit, kes on saanud alguse esimesest 12 ja sealt igaüks neist hargneb edasi 12, edasi 12. Väga-väga sarnane suhteturundusmudelitele, kus kõik hargneb ja hargneb ja hargneb, räägib suhteturundus professional. Nii, siis need hingeosakesed, kes täidavad oma rolli, ülejäänud hingeosakesed üle 6 miljardi, eks ju, maa peal on ligi 8 miljardit olendit ja pluss. Siis kui umbes 6 neist on inimhingolendid, kes on siis läbi jagunemiste meil siin ära jagatud niimoodi, siis need ülejäänud ei ole need inimhingolendid, eks ju. Me oleme sulle ka seda igas saates rääkinud. Nad ei oma arengut, nad ei oma need on nüüd need hingede vahelised lepingud. Nad täidavad oma rolli selle hingolendi, inimhingolendi kogemuste kogemise ees. Ehk siis need on need erinevad vaimolendid, erinevad 4. sageduslikud olendid, erinevad teejuhid, kes tulevad ja kehastuvad teatud hetkeks meie teekonnale. Et me saaksime kas edasi juhatatud või teatud teste läbitud. Need on need, kes on elanud, need devils testid. Palju nimesid, tal on nimesid palju nagu saatan ja kurat ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis nad hoiavad
enamasti kinni hinge omavatest olenditest. Ehk siis, et nad saaksid eksisteerida siin ja praegu. Need orienteeruvalt 2 miljardit olendit, kes ei ole inimhingolendid, kuid täidavad oma rolli, hoiavad ennast väga lähedale inimhingolenditele, ehk siis nad on kas üks osa meie vereperes või meie suhete tantsudes, erinevatel tasandil jällegi suhted, eks ju. Et pakkuda meile erinevaid kogemusi. Hingeperede kogunemine on nüüd seotud just nimelt nende ühe hinge harude kogunemisega. See tähendab, kui nüüd võtame selle 12 jälle, see jumalik koostöö. Need 12 haru saavad kokku. See on puhas hingepere kogunemine. Ma praegu ei lähe siia üldse kaugemale, sellepärast et siia olen ma pannud punkti, et juba ainuüksi seda endale visualiseerida ja aidata natukene avarduda sellel mõttel oma peas, sellest esialgu piisab täiesti. Võta paber ja joonista välja, joonista lahti seda mustrit. Kust ja kuidas me oleme siia tulnud ja kuidas toimub hingeperede kogunemine? Kuidas need teatud olendid meie teel praegu ühinevad, kokku suunatakse, kellega toimub väga-väga soe ühinemine südame tasandil. Vot need on need samad sinu fraktsioonid teises kehastuses. Samamoodi sa tunned üle planeedi võib-olla erinevate olendite suhtes väga erilist külgetõmbejõudu. Tead ja tunned, et sa oled nendega seotud. Sa ei tea, kuidas, aga see on üks viis, mis selgitab sulle, kuidas sa seda lähedust tunned. Armas, meie lõpetame. Loodame, et saame selle sulle ka täna videoks vormida ja edastada enne, kui see kuu looma hakkab, sest see info on sulle praegu ette vajalik. Ja energia lugemise teeme tõesti pühapäeval, vaatame, kus see kollektiiv meil on, nii et järgmine osa selle loova superkuu energia lugemise ja soovitusega jõuab siis sinuni pühapäeval. Aga praeguseks namaste. Näeme varsti. No näed, selleks meil ongi see pesakene siin tehtud, sest õues läks nii külmaks ja nad on veel nii väikesed, et mina ei saanud neid jätta sinna niiskesse ja külma, tõin need tuppa ära praegu. Las lähevad need öökülmad veel mööda meist ja siis saavad tagasi õue, sest nad niikuinii õues praegu ei käinud. Nad olid kõik kobaras seal majakeses. Ja nüüd nad on siin. Näed sa, kui tore. Õues oligi öökülm ja teil siin nii hea olla. On nii. Pisikesed tibukesed olete alles. Täiega ja noki. Ja tõin õuest jäävett teile ja täitsa värske jäävesi. Külm, tulete kõik muga rääkima. Tulete muga rääkima, joo. Joo, sina oled minu kõige julgem tibu.
kõige suurem ka. Jaa. Noki.